jätkan juttu sõjakast ja kirevast 14. sajandist, seda nähtuna Euroopa ajaloo vaatevinklist. Teatavasti keskajal puudusid kuningatel ja teistel suurfeodaalidel alalised armeed. Mu isamaa seal asub üks koht, mis on mulle kallis. Ta Eesti nurgas seisab oma ilus püüsib nagu kindlus. Seda ma tantsan ajalugu kõrge piiriks siiagi, mis lautab kahte. Eesti piiril Virumaa papel, kus minevik ja tulevik omavahel võitleb. Enne plaanitud sõjakäigul asuvist või riiki tunginud vaenlase tõrjumiseks ja nende kokkukutsumine nõudis aega ja kannatust. Rüütlid koos kannupoiste ja jalameestega olid õige aeglased, kui neil ei olnud tahtmist minna. Toila rannad, kus särab lahtsa hommikuda kutse. Tuule suudlus üle ranna liima meeriga on kaasa. Looduses hindab sinu sügavas sees ja alud alguse metsa, kus loodus veel ees. Ida-Virumaa kange sinu vaen ja usk on oma rajamid läbiga ja mälestuste. Oli ka talumeeste abivägi, aga sellest polnud asja, sest neile ei lubatud juba põhimõtteliselt häid sõjarelvi. Järsku hakkavad vastu ja samuti ei olnud neil mingit väljaõpet ega distsipliini. Sa oled meie kodumaa, su nime oleme. Süüda uhkus täissab tööstuse ja looduse täienest. Õrnad juttu vestes on kuulnud laulude kaajast. Siis tunned rahu ja kaidu, mis sellest paigast kiirab. Siis see tuuletöös ja säravad ja sinu tõstuse tornid pibi ümber kogu maad. Aga vaikse metsa südames asub rahu, kus see ajalugu võidub ja loots tuleb taas. Ida-Virumaa, sinu lugu kestab, tuhalduse uue valguse peesab. Rannik ja mäed, metsad ja jõed, su mängule kuidavas lööb milliselt valgeks. Tõelised professionaalid kuulmiseni.